Ma räägin teile siis lühidalt, kuidasmoodi neid stende ehitatakse ja millistele nüanssidele peaks tähelepanu pöörama. Et alustame siis sellest, et kõik te saite peale registreerimist enda sisselogimise paroolid ja kui juhtub, et te olete mingil põhjusel kas need siis ära unustanud, siis te võite alati minna aadressi peale onlineexpo.com admin, see on sama koht, kus te sisse logite ja siin alla on väike nupukene forgot password, et see on siis see koht, kus kohas te saate seda oma parooli resetida, kui teil mingil põhjusel ei õnnestu olemasoleva parooliga sisse logida või see kehtib ka nende kohta, kes eelmistel aastatel on osalenud, aga on unustanud ära, milline parool siis on, siis selle kaudu saate parooli resetida ja siis nii-öelda uuesti ligipääsu taastada. Need osalejad, kes tahaksid oma eelmise aasta stendi kasutada, need peavad siis kirjutama helpdesk onlineexpo.comi peale, et ma siis nii-öelda aktiveerin selle eelmise aasta stendi, sest vastasel juhul teile siis nii-öelda tekib muidu 2 duplikaati on ju ja see on niisugune vähe segadust tekitav olukord on ju. Ja sama olukord on siis, kui teil on inimesed enda ettevõttes vahetanud, te teate, et keegi eelmisel aastal teie stendiga tegeles, siis ma saan selle nii-öelda eelmise aasta stendi siduda siis uue osaleja emailiga ja jällegi peab siis selle helpdeski peale kirjutama, et ma seda teeksin. Nii, ja kui nad siis lõpuks olete sisse loginud, siis te näete enda ees sellist üsna lihtsat justkui nagu vormi, ma panen selle eesti keele peale, meil on siin erinevad interface'i keeled, mida siis kasutada ja te saate siis seda vormi nagu täita. Teie andmed osaliselt täidetakse vormi pealt, mida te registreerimisel siis sihestasite juba ette, aga enamus andmeid tuleb teil siis nagu tühjas kohas täita. Et kohad, mida te pakute, ehk siis tööspetsifikatsioon, kas te olete siis nii-öelda valmis võtma noori tööle või pakute ainult töökohti, need tulevad teil sellest registreerimisvormist, aga nüüd töönoortele on see koht, kuna te peaksite siiski ära täitma, kuna see, et te pakute tööd noortele on väga hea, aga mida te neile pakute, on vaja siiski lahti kirjutada, siis siia võib kirjutada, mida iganes teil pähe tuleb, aga et pakume praktikakohti, võtke ühendust minuga, näiteks sellise teksti panete siia ühendust minuga, et panete teksti siia ja siis see tekst peale salvestamist ilmub tegelikult ka nähtavale seal selle stendi eelvaates. Eelvaade, te saate vaadata ja kontrollida, kuidas moodi teie stend välja näeb välja selline, kus kohas siis näiteks see töönoortele, mida me praegu just täitsime, see plokk ilmub siis nähtavale ja inimesed saavad siis seda vaadata. Kõikide muude plokkidega on sama loogika. Teil on ees antud pealkiri, mida te võite siis täita kõikides 3 keeles, eesti, inglise, vene keeles, eesti keeles. Eesti riigis on nad siin meil täna hästi levinud ja seda siis nii-öelda soovitame kasutada. Samamoodi pealkiri, mingisugune hüüdlause, nagu te näete siin LPP inimesed on taha pannud siia isegi väikese ikooni, mõningad ikoonide süsteem nagu tunnistab sellise copy-paste meetodil ja jällegi see ilusti ilmub siin siis teie nime taga nähtavale. Nüüd selliseid variante võib siin täiesti proovida ja kasutada. Sissejuhatus, kes te olete, miks te siin sellel messil olete, need on jälle mõistlik ilusti lahti kirjutada ja peamine on siis see koht, et ärge kirjutage siia ümber, et ma olen 92. aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte, vaid kirjutage päriselt ka, et miks te olete siin messil, keda te enda juurde ootate, miks te olete just hea tööandja, et see on siiski eelkõige mõeldud tööandja brändinguks ja see olukord annab teile võimaluse siis nagu iseennast teiste seas esile tõsta, et ma ise võtsin selle LPP, kuna nendest enda on tõepoolest nii-öelda üle keskmise hästi tehtud, et nad kirjutavad, miks nad siin on ja alustama karjääri ja kõik see niisugune ilus sissejuhatus just nendele inimestele, kes otsivad töökohta, on hästi nagu läbi mõeldud. Jälle sama näide selle kohta, mida ma ütlesin, et 3 keeles, meil on ilusasti kõik see täidetud, aga nüüd juhtub, kui juhtub, et te ei oska kirjutada ise kõikides keeltes või näiteks minu konkreetselt ei ole ka endal olemas venekeelset klaviatuuri, siis meil on alla väike nupukene, et kui te teete ära eesti keelse, mis on vaikimisi, vajutate nupu peale, siis me teeme teie ees sellise automaattõlke. Et mõistlik oleks see, kui keegi nii-öelda loomulikult seda keelt rääkiv inimene selle üle loeks, aga et ka masintõlke puhul on ta kindlasti parem kui Google tõlge, nii et selles mõttes, et kasutage julgelt ja ma arvan, et see tulemus on parem, kui ta jääb üldse tühjaks. Nii, näiteks siin on siis näha, et siin on olemas üks plokk täidetud, aga teised ei ole, et ma teen nende ees selle väikese liigutuse ära
ja kui ma selle nüüd siis salvestan näiteks siin praegu, nii, siis tulemusena ilmub see näiteks vene keeles ja sama plokk on siin kõrval, ilmub siis sama tekst, mille ma just praegu tõlksin siia ilusasti ka nähtavale. Kui need põhisissejuhatused on ära tehtud, siis on lehekülje sisu, ehk need ongi need plokid, mida te võite siis enda tööandja loost rääkimise puhul kasutada. Lisablokk, väga lihtne asi, enamuses juhus peaks olema arusaadav visuaalselt, mida need plokid teevad ja kuidas moodi neid siis kasutada. Ja jälle, kui te selle valite siia, siis ilmub siin sees nähtavale mingisugune täiendav reakene ja selle reakese sees, kui see lahti vajutada, on jälle mingisugused väljakesed, mis tuleb lihtsalt ära täita täpselt samamoodi sellise loogika järgi, et tõlkige neid ilusasti ära ja kirjutage see tekst lahti. Pildid, tekstid, videod on kõik siin võimalik panna ilusasti sellesse järjekorda, nagu ise tahate. Kui teil tundub, et järjekord läks alguses valesti või mõni plokk on selline, mida te õhtul ei taha päris lõpuni teha ja tahate hommikul jätkata, siis siin taga on väike nupukene, mis teeb ta nii-öelda mitteaktiivseks pärast salvestamist ja kui siit eest väikesest ikoonist kinni võtta ja vedada neid blokke üles või allapoole, siis saab ka nende blokkide järjekorda muuta, ehk siis see tähendab siis neid blokke, mis siis on, miks liituda meiega ja muud kaubamärgid ja sellised väiksed blokid, mis on, nende järjekorda annab muuta siis sellisest väikesest ikoonist kinni võttes ja seda üles allapoole venitades. Kui tundub, et see blokk on täiesti üleliigne, siis loomulikult delete nupp aitab alati, aga et siis peab arvestama sellega, et kõik see, mis te siin teete, näiteks praegu ka, ei aktiveeru enne, kui ma vajutan salvesta nuppu, et selles mõttes seni, kuni te siin lihtsalt nagu mängite nagu mina praegu, midagi ei juhtu, panen selle näiteks peitu, aga nii kui ma vajutan salvesta, siis see salvestus nii-öelda fikseeritakse ja tagasi pööramise võimalust meil süsteemis ei ole, nii et selles mõttes sellist drafti ja undo nuppu teha ei saa. Küll te saate enne siin nii-öelda siis natukene mängida. Üldjoontes teil rohkem tegelikult siit ülemisest osast neid blokke täita vaja polegi, et see sisuosa on siis see peamine, mis teie siis nii-öelda reklaami eesmärki täita võiks, aga kui tahate muuta enda päisepilte ja muid graafilisi elemente, siis need on siin, logod, päisebännerid ja nii edasi. Kui te päisebännerid panete mitu tükki, siis nad hakkavad seal tööle mõne aja pärast sellises nagu slaideris või nad nagu vahetuvad ja animeeruvad ja tekitavad sellise karusselli tunde. Ja oluline nüüd selle konkreetse ürituse puhul on meeles pidada seda, et kuna siin kasutatakse sellist kitsast päisepilti, et te võite laadida siia ükskõik mis pildi üles, aga ta võtab siis sellise nii-öelda, süsteem võtab automaatselt selle keskmise osa ja kuvab seda siis sinna ekraani peale. Kui te tahate seda muuta, siis on väikene fookusnupp, siis selle nupukesega saab üles alla vedada seda niimoodi, et kuhu kohta see tsenter selle nähtava ala peal tekib. Et see on selline väike lifehack, mida võiks selle ürituse puhul teada, kuna see pildi kuvamine seal üleval on mõnevõrra teistmoodi kui tavaliselt, et ehk siis see suur pilt tervikuna sinna ei ilmu, aga ilmub siis väike kitsas osa, millest te saate valida ise selle tsentri, millisest kohast siit ekraani pealt te tahate. Jällegi salvesta ja siis ta nii-öelda salvestab. Võite teha ka nii, et suurendada seda pilti ja siis alumise osa tsentrisse panna näiteks, et selline variant ka. Kui te tahate teha erinevate keelte puhul erinevaid pilte päisesse, siis määrake lihtsalt ära, et see pilt on inglise keeles, see pilt on eesti keeles ja see pilt on vene keeles, salvestus ja jällegi ongi see, vahetate keelt, siis need pildid ilmuvad vastavalt nähtavalt nendes keeltes, mis vajalikud on. Kui keeli ei ole märgitud, siis ilmuvad nad kõikides keeltes ühtemoodi. Kui te tahate kasutada videobännerit, samamoodi võimalus, siis toimub siis nii-öelda üleval selline täiemahuline video. Te saate seda rahulikult kasutada. Selle ürituse puhul on siis eripära see, et me palume, et kasutage Vimeo linke, et kui teil endal Vimeo account'i ei ole, siis te võite saata need Töötukassa konsultantidele, et me kasutame siis nii-öelda seda Töötukassa messi jaoks aktiveeritud Vimeo account'i ja laadime need videod sinna ise ülesse, aga see on siis eripära, mida peab siis nagu arvestama, et YouTube'i lingid me vahetult enne siis seda üritust käime korra üle ja kas siis juhime tähelepanu või siis nii-öelda deaktiveerime need lingid, et ärge neid palun siia pange ja võimaluse korral siis tehke kas enda Vimeo account, mis on tasuta, või siis saatke ka meile, kui te ei viitsi sellega tegeleda ja siis me proovime siis kuidagi teid aidata. Kontaktandmeid ja sotsiaalmeedia, loomulikult klassika, täitke ära, ei pea kõiki keeli täitma, et kui teil on eesti keeles täiesti piisab, e-posti aadress, kus võtta ühendust siis konkreetselt just selle töö pakkumise teema peale, et näiteks siin on ka ju HR Estonia näha, mitte ei ole siis info et mis läheks siis kuskile üldisesse spämmikausta, vaid ikkagi konkreetselt on see osakond, mis vastutab selle värbamise eest. Telefoninumbrid, kui neid tahetakse panna
Veebileht samamoodi, et kui te tahate panna siia veebilehte, siis te võite panna siia pika sellise nii-öelda lingi ja seda maskida siis vaata kõiki meie tööpakkumisi siit, et kui tal on niisugune pikk imelik link, mis lohiseb, siis te võite selle nii-öelda nagu nähtava osa tekitada selliseks, nagu siin kõrval näha on, et kuidas see päriselus välja näeb, on siis siin all näha näiteks, et samamoodi, et ma panen eesti keele peale. Nii, et vaata kõiki meie tööpakkumisi siit on siis see tekst, mis näha on, nagu siia peale vajutada, siis satub see kuskile mingisugusesse kaugemasse lehte, mis tegelikult asub selle aadressi peal. Ja võib olla ka nii, et erinevad maandumislehed on siis erinevates keeltes, näiteks, et inglise keeles on teil oma maandumisleht või ma ei tea, siis mingi oma domeeni laiend seal taga ja vene keeles siis oma, kui need vajalikud on. Kõik muid linke, kuhu inimesed võivad minna, YouTube'id ja teie kanalid igasugustes Facebookides täiesti teretulnud, tehke lahti, pange andmed siia sisse ja nad ilmuvad siis jällegi lehe alla otsa selliste väikeste ikoonikestena ja neid saab siis siia klikkida. Siin on lubatud siis ka YouTube'i kasutada, kuna te lähete nii-öelda selle lehe pealt ja messist välja, me saadate inimese välja sealt on ja siis võib ka see YouTube'i link siin olla, sest teie YouTube'i kanal asub eraldi YouTube'i sees. Nii, ja aadressi kaardiinfo, kui te tahate panna, kus te asute, siis nii-öelda siis näiteks Eesti, panete juurde siia oma aadressi, näiteks nagu praegu siin oli pandud ingliskeelne aadress, paneme siis eestikeelse ka ja tahate kaarte näidata, siis võite seda ka teha, aga et kaarti tegelikult sellel messil enamus ei kasuta, et selles mõttes sellel võib-olla ei ole vajadus siin seda kaardi rakendust hakata näitama, paneme selle ära ja nüüd kui see uuendus teha, siis siin all peaks kontaktide juurde ilmuma, näiteks siin all on ka siis enda tänav 15, see aadress, mille ma just praegu kopeerisin. Et selline minilehe ehitamine välja näeb. Nüüd kindlasti on küsimus, et millised on siis tööpakkumised. Et tööpakkumised asuvad teil sellel lehel pakkumiste rubriigis, inglise keeles on ta offer, ja siin on siis näha erinevad pakkumised. Need on siis selle LPP Estonia eelmise aasta nii-öelda tööpakkumised, mis on siis nii-öelda aegunud, süsteem automaatselt tõmbab nad nii-öelda siis nagu nii-öelda deaktiveerib. Kui kuupäevad on sellised, mis nagu ei vasta enam siis sellele konkreetsele meie üritusele. Ja nüüd, kui ma siia sisse lähen, siis siin saab samamoodi teha, täpselt sama idee, et on olemas siis tööpakkumise nii-öelda selline vorm, et töökoha spetsiifika, kas siin on konkreetselt siin on siis 18-aastased lubatud või mitte, te valite siit kategooria, kus kohas siis, millise filtri järgi see tööpakkumine pärast siis välja peaks tulema. Jällegi väike pildikene selle sama töökoha kohta on, kui teil on see pildikene olemas, kui ei ole, siis ta jääb tühjaks, on koledam, aga saab hakkama. Nii, ja töökoha kirjeldus, jällegi võiks olla ju kõikides keeltes on ju nähdada kättesaadav. Nii, nõudmised töökohale on ju, kui teil on mingisugused nõudmised, et seal on eeldus, et ta oskab eesti keelt näiteks on ju ja sõbralik ja koostööaldis, võib-olla mingid load, mis iganes ta vajalikud on ju. Te saate välja tuua hüved, millega te meelitate oma nii-öelda võimalikku tööle kandideerijat, mis piirkonnas, see on kindlasti kohustuslik väli, nagu te näete, siin punane tärnik on taga, töötasu ei ole kohustuslik, aga selgelt aitab võib-olla kuidagi paremini ennast esile tõsta, kui see on konkurentsist kõrgem. Töösuhte pikkus, siin on võimalik kirjutada erinevaid asju, kuna me ei filtreeri siin kuidagi selle järgi, siis te võite panna see tähtajatu või tähtajaline või mis iganes see tingimustel parasti on, kirjutage siis siia välja, et inimene aru saaks. Tööaeg, siin on ette antud valikud ja töökuulutuse algus ja töökuulutuse lõpp, et siin on eelmise aasta näide on ju, aga me paneme siia nüüd näiteks selle aasta näitega paneme siis niimoodi, et ta oleks meil juba selles piirkonnas sees, nii et ta on aktiivne, ma teen siia lihtsalt ühe. Okei, lastage olla niimoodi. Ja lisainfo, kuhu konkreetselt tuleks siis ühendust võtta on ju, ja kui me paneme siia salvesta, siis ma loodan, et ta ilmub siia nähtavale on ju, vaatame kohe üle. Nii, veel ilmunud on ju, siis ta tuleb siit, see konkreetsesse vana tuleb avaldada ja mitte peita ka, et siis ma arvan, et nüüd ta ilmub siia nii-öelda plokki nähtavale ka ja nagu te näete, siis siia üles tekib selline väike nii-öelda eraldi plokikene, kus te näete siis seda hetkel aktiivset pakkumist on ju omas stendis, need võib olla siin kui palju iganes tahate, 10 tükki, 15 tükki ja siin on siis põhiasjad näha, et milline tööleping see on, mis tööaeg siin on, kus ta asub on ju ja siis juba see, et selle tööpakkumise pealkiri. Ja kõik need tööpakkumised pärast siis korjatakse terve messi pealt kokku ja tuleb siis 2 eraldi nii-öelda filtreerimisvõimalust, üks on see, et ma vaatan
ettevõtteid, kuhu ma tahan tööle minna ja näen nende stendi sees neid pakkumisi. Või teine pool on siis selline, kus kohas ma vaatan lihtsalt pakkumisi ja selle kaudu näen, milliseid ettevõtted seda tööd siis pakuvad. Näiteks kui ma lähen siia sisse, siis ma näen siit praegu, et näete, selline päisepilt oli seal siis on ju, ma näen, mis kohas, kus kohas ja kõik need väikesed väljakesed on siis täidetud on ju ja suhteliselt apetiivselt tehtud. Inimene saab siit kohe kandideerida, see kiri tuleb teie selle sama HR Estonia LPP, mis siia oli määratud selle maili peale. Ta saab kaasa panna täiendavaid faile, mida iganes ta tahab ja loomulikult, kui te panite siia mingisugused andmed juurde, siis see on täiendav selline info, kuhu ta võib ka kandideerida, aga et see selline süsteemne vorm, mis saadab siis selle kirja teile edasi, on siis MES-i poolt aktiveeritud. Inimeste jaoks on tehtud lihtsad variandid printimiseks ja siis see link kandideerimiskeskkonda, kui see seal olemas on, aga et siin hetkel siis isegi täitsa olemas on. Et selliseid asju on võimalik siis siia panna ja see on siis üks näide töö pakkumisest. Ja inimene saab siis minna siia sama stendi peale tagasi, vaadata siis juba ringi uuesti, kui siin oleks veel järgmised pakkumised, siis ta vaatab järgmisi nii-öelda võimalusi, mis talle sobida võivad. Et see lühidalt, ma arvan, et see ongi kõik, mida tegelikult teadma peaks. Ja ma käin siis korra üle, et oluline on siis täita ära need väljad. Punased väljad on sellised, mis on kindlasti kohustuslikud ja need ilma selleta salvestust teha ei saa, seda hakkab karjuma. Kollane töökoha spetsiifika on see, kuhu me juhime tähelepanu, et kas siis on mõeldud noortele mitte, et kuna noortel on raskem tööle saada, siis me oleme toonud sellise võimaluse välja ja pärast selle järgi ka koostame filtri, et just noored leiaksid nii-öelda võimalikult lihtsalt need töökohad üles, mis siin nendes sadades võimalustest siin olemas on, et nendele kindlasti pakutakse vähem ja sellepärast on neil ka siis vaja kuidagi esile ennast tõsta. Ja nüüd, kui siis vaata seda LPP Estonia enda seda maandumislehte, siis siin on hästi oluline, et teie seda ei näe, seda registrikoodi. See registrikood on siis see, mille järgi me saame süsteemid ühendada Töötukassa peasüsteemiga, ehk siis tegelikult sellel MES-i perioodil me teeme ka sealt poolt veel täiendava impordi, et kui teil on juhuslikult Töötukassa süsteemis ka olemas tööpakkumised, siis me tõmbame need automaatselt sealt siia üle ja näitame neid siis ka MES-ile, aga kõik see, mis te panete siis siia käsitsi pakkumiste alla, nagu ma siin näitasin just, et siin võib need üsna palju olla, on ju, näiteks praegu on siis see, mida ma ise muutsin ja teine on siis see, mis juhuslikult oli aktiivne, okei, ta on, ikkagi kuupäevade vahemikus ei ole, et sellepärast näidate seda ühte. Et ma teen siit korra, lihtsalt paneme sellega kuupäevade vahemikku, siis on näha, kuidas neid siis tuleks, kui nüüd oleks, kui esimene pool on tühi, siis ta hakkab kohe kehtima, on ju, mitte konkreetsel kuupäeval, nii et näiteks praegu peaks olema siis siin näha 2 tükki neid, ma eeldan. Nii, teine ilmus ka. Et siin siis samamoodi on vaja need väljad sellel stendil ära täita ja mida rohkem teda sisu teete ja mida apetiitsem see lehe põhisuse plokk on, seda nii-öelda paremini te silma paistate, seda ägedam teie nii-öelda see reklaamstend on ja tööandja brändinguks ju kulub see kindlasti ära, et te võite seda ilustada nii palju kui tahate.